Tšau! Nagu te mäletate, siis mõni aeg tagasi käisime me väiksel puhkusel Kanaaridel. Kuna mul on tulnud päris palju küsimusi selle kohta, kuigi ma omast arust Instagramis vastasin hästi paljudele neist, siis ma mõistan, paljudel pole Instagrami. Nii et ma otsustasin teha siukse pisikese video, kus ma näitan siis meie reisi erinevaid hetki. Nagu ikka reisidel juhtub, siis juhtus ka meil selline täbar lugu, et me tahtsime teha palju rohkem, kui me tegelikult jõudsime, sest kõigepealt jäin mina haigeks ja siis jäin Marta haigeks. Või haigeks on palju öeldud, ta lakkas lihtsalt nimelt palju hambaid korraga tulema ja ta ei olnud kõige paremas tujus. Et ilmselt lastega reisides lihtsalt peab arvestama sellega, et kõik oleneb lastest ja ei pruugi kõike jõuda teha, mida sa tegelikult tahad. Aga sellegi poolest oli meil super tore reis ja ma näitan teile veits, mis seal toimus. No nii, me oleme lennujaamas ja me hakkame kohe sõitma Las Palmasesse. Kus me lähme? Lähme Soojeemaale, jehuu! Ka Marta on reisiks valmis. Jee! Ja ma pean tunnistama, kuigi ma pelgasin lennureisi 2 väikse lapsega väga, sest see kestab üle 6 tunni, siis tegelikult läks kõik hästi, et põhiline oli lihtsalt võimalikult palju tegevust leida väikses ruumis. Õhtutõus oli levo. Oleme lennukis. Oleme välja 2 minutit veel, siis lähme välja. Kuidas sulle meeldinud on lennureis? Hästi. Marta tuleb ka reisule ja ka. Varsti lähme. Tere! Mari ärkas kell 7 ja tal on väga kiire. Mari, kus sul kiire on? Tahad vett katsuda? No. Näete, see on siis meie kompleks. Seal on meie majake. Ja ainult, ma ei tea meetreid väga hästi, aga lühikesed meetrid edasi on siis see basseinide osa. Aga Marta on super excited. Näitame Martat ka. Marta! Ups.
Lehvita. Meil on käes teine päev, teine hommik siin ja me avastasime alles nüüd, et siin on teine basseinikompleks veel, kus on rohkem lastele asju. Siin on laste bassein, siis on natuke suuremate laste bassein, siis on väljak, mis vist pannakse äkki veel tööle ja suur mänguplats, nii et täna me chillime siin. Anna ma panen, tule siia. Näitan Eesti rahvale oma pekke. Nii, pane prillid ette. Hoia. Ei võta mütsi ära. Ta on nii külm. Tead makuga stooriga. Meie rentisime auto ja me hakkame sõitma ringi. Mari! Kohe jääb, jah? Tulime samasse restorani, kuhu eile tõi meid sõbranna Ave ja ma pärast teen maja eest väikse klipi, siis näitan selle koha nime, et turistid siia üldiselt ei satu, siin käivad ainult kohalikul söök on super autentne, kanaaritoidud ja eile oli see kõik väga maitsev, nii et nüüd ma lasen Andral ka proovida.
vot ja selline meie reis siis oligi, et kindlasti oli mitmeid päevi, kus me ei jõudnud üldse kaamerat kätte võtta, üldse midagi filmida, sest et Martal oli tõeliselt paha olla. Aga mis seal ikka, selles suhtes me saime lõõgastuda, me saime päikest, me saime puhkust. Nii et minu poolt suur aitäh Go Travelile, kes meid sinna saatis. See päike oli tõesti vajalik, eriti kui praegu aknast välja vaatad, siis te saate aru, miks seda energiapuhangut vaja oli. Ja ma julgen ka teile soovitada, et kõik, kes tahavad praegu siit halli ja kõlede eest kuskile peitu minna, siis Kanaarid on väga hea sihtkoht. Et seal on soe, seal on väga lapsesõbralik, seal on nii palju kohti, kus minna, igasugused loomajad, lõbustuspargid, et kõik on seal olemas. Lapsi seal väga armastatakse, nii et super sihtpunkt. Ja kui te ei tea, kuidas minna, millal minna, siis Go Travelisse, kirjutage, teid aidatakse, leitakse teile kõige parem variant teie hinnaklassile, teile soovitud ajal, nii et mis seal ikka, kui head reisimist!